et mees, kes ikka oma 70. toob 100 inimest kokku, see peab ikka olema väärt elu. Nii et ma tahan, et teeksite suure aplausi Urmasele, kes selle 100 inimest siia kokku on toonud. Tere õhtust kõigile minu poolt ka, et ma olen üks väga õnnelik inimene, et sellises eas mul on nii palju häid sõpru, sugulasi, abilisi, et kõigile suuremad tänud. Ma ei ole pikk jutumees või võib-olla jään pärast juttu pikalt rääkima, siis et on ka nagu natukene jama, aga igastahes, et ma olen väga õnnelik inimene, et mul on nii palju sõpru, sugulasi ja nagu Annes ennem ütles, et maru jama oleks üksi võtta väini juua. Selleks mõtlesingi, et tükk aega kuramus, et kas mida teha siis. Kutsume sõbrad kokku ja teeme korraliku peo. Aga ilusat õhtut teile nautige seda, mis on, et ma loodan, et meil on täna väga meeldiv ja mõnus meeldiva õhtu. Suuremad tänud kõigile, kes tulid. Aitäh, Hannes. Endise poliitikuna natukene rooste läinud, võib-olla pole poliitikas mitu aastat tegev olnud. Aga aitäh sulle, isa, alustuseks. Meie viisime oma kalli poja esimese lapse Aleksandri jalgpallitrenni, siis kuidagi ei sobinud, siis mingi hetk isa vedas nii Aleksandri kui Rometi Levadia mänge vaatama ja täna käivad mõlemad poisid jalgpallis. Aitäh sulle, isa. Kunagi isa oli, ma mäletan, kui ta oli noor, ta oli siuke temperamentne, siuke väga sportlik ja peale 50-ndaid isa muutus väga palju, muutus rahulikumaks. 3 aastat tagasi, kui oli Itaalias väga hull rahe, kõik me hoidsime seal 2 käega peast kinni. Me olime isaga koos, Aleksander Romet olid ka ja siis, kui käis rusikate suurune jäätorm, käis majast üle, autod olid katki, ma ei tea, katused olid katki, ma ei tea, mis seal veel puruks oli ja siis võtsin, näitasin isale neid jääkuubikuid, mida veel sadas seal kuskilt tõin muru pealt ruttu ja siis isa ütles rahulikult, kurat, nüüd tuleb vist üks džin-toonik teha, jääkuubik on vähemalt õige. Kihvt oli vaadata Urmasse nagu seda arengut, et kuidas ta ütles, et söögitööstus ja kõik see ja nüüd see kinnisvara, et ma olen õppinud sinu pealt väga palju ja see inimlikkus, mis sul on, kui ka midagi läheb halvasti, sa ütled, et pole hullu, lähme edasi. Täname Urmast, võtame klaasid ja põhjani. Seda laudkonda seob pidu, kes selle peol on olnud ka Urmas. Absoluutselt, nii. Teeme aplausi laudkonna number 5. Nii, tervitame Tallinna sõpru laud number 2. Kui Urmas Tartus ei ole, tal on alati Tallinnas koht olemas. Vanad sõbrad, jah? Kui palju see? Meid seob Emajõgi ja Itaalia. Kui palju on nagu vanad sõbrad? 20 aastat? 35 pluss, noh. Kõige staažikamad sõbrad põhimõtteliselt, jah? Urmasega seotud juba täitsa lapsest saadik. Perede ärid koos tehtud ühel ajal kuni lõpuni välja, et nüüd on Itaalias ka oleme naabrid ja kodud seal hästi lähestikuni. Mina käisin ülikoolis ja ma õppisin sellist ägedat asja nagu perekonnanimede teadus ja ma oskan kõike rääkida perekonnanimede kohta. Kuidas sinu perekonnanimi on? Jürgenson. Jürgenson. See tähendab edukat ja hea välimusega. I'm so dead.